Tere õhtust! Tänase saate põhiteemaks on küsimus. Küsimuste küsimus. Miks tegelevad UFO temaatikaga ÜRO mõned kõrgemad ametnikud, Suurbritannia ja Vatikani teaduste akadeemiad, maailmakuulus matemaatik ja kosmoloog Stephen Hawking ja tema tütar Lucy? Tänases saates aitab sellele küsimusele vastata vähemalt kaudselt Põlvamaal tegutsev ravitseja Heli Salf. Pärast seda, kui oleme Heli loo ära kuulanud, arendame edasi ÜRO kõrgemate ametnike, Suurbritannia ja Vatikani teaduste akadeemia, Stephen Hawkingi ja tema tütrega seotud huvi maavälise mõistuse vastu. Aga nüüd Heli lugu. Oli mai keskpaik aastal 2013. Heli alustas sõitu Tallinnast Põlvamaale õhtul kella 11:30 paiku. Kui ma olin Põlvast edasi sõitnud juba umbes 7 kilomeetrit, 5–7, ma enam päris täpselt selle üle mõõtma. Ja mu mõte oli juba, et ma olen 10 minuti pärast kodus. Mõte oli kogu aeg kodu peal, et natukene veel. Ja pikk sirge oli metsa vahel ja järsku babah, nagu keegi pani prožektori põlema ja see valgus tuli ülevalt alla. Kuna mul oli autol paras kiirus, kuskil 95 kilomeetrit tunnis ja ma sõitsin hooga sellesse valgusesse sisse, ma tohutult ehmatasin. Ma tõeliselt ehmatasin ja automootor suri välja. Ma hüppasin autost nii-öelda täiesti välja sinna valguse sisse ja ma jäin seisma. Auto uks oli ristselliti lahti ja ma seisin keset seda valgust. See valgus oli üliintensiivne. Haudvaikus. Mitte midagi ei näinud ja minu ükski lihas ei liikunud. Mitte ükski lihas mul ei liikunud, ma ei saanud ennast nagu liigutada. Et miski nagu mõjus? Miski mõjus, füüsilisel tasandil miski mõjus. Mõistus töötas. Silmamunad liikusid. Ma tahtsin väga näha, kust kohast see valgus tuleb. Ja kui ma viisin pilgu ülesse, siis ma ei saanud vaadata, sest see valgus oli, see on täpselt nii, nagu sa vaatad palja silmaga keevitust. Vaat selline valgus. Sa ei vaata palja silmaga keevitust. Haudvaikus. Mitte mingit surinat, mitte mingit mürinat, mitte midagi. Kui kõrgel see objekt võiks olla? Kõrgel. Hästi kõrgel. Tähendab, mis objekt? Ma ei näinud ühtegi objekti. Ma nägin ainult seda valgust. Ja see valguse sammas oli väga konkreetne. Servad olid hästi konkreetselt täpselt teelaius. Nagu prožektor? Täpselt. Nagu sa suunaksid prožektori vihu niimoodi 100 meetri peale. Hästi konkreetne valgus. Ja minu mõte töötas tol hetkel niimoodi, et kui nüüd keegi teine auto sõidab ka siia valguse sisse, siis ta raudselt sõidab minu auto ukse maha. Sest see auto uks oli mul täpselt ristselliti lahti. Ja mingil hetkel käis, mitte ei käinud plaks, vaid tuli surnuks ja korras. Ja kõik? Vaatasin ruttu ülesse, tähed, mitte midagi. Ei mingeid helisi? Mitte midagi, täiesti, mitte midagi. Mingeid rohelisi mehikesi? Ei, mitte ühtegi ufot, mitte ühtegi lendavat taldrikut, mitte ühtegi tulekera. Kuud ka ei olnud, ikka veel, ainult tähed. Istusin autosse ja siis ma ei saanud aru, mis asi see aparaat on. Ma ei osanud sõita. Ma olen terve eluaeg alates 14. eluaastast autoga sõitnud. Ma ei saanud üldse aru, mis asi see on. Ei tea, kuidas käivitada, kuidas Istusin ja võti puutus, tähendab jalg puutus vastu võtmeid, vaatasin, mis asi see siin on. Pöörasin, aga kuna autol oli käik sees, pöörasin, sain aru, et edasi hüppas. Kuna mul oli too aeg manuaalkäigukastiga auto, siis käik oli sisse jäänud lihtsalt. Siis ma panin auto käima ja seda ma mäletan, et ma tõenäoliselt et ma mootorit kokku ei lasknud, sest ma sõitsin tõenäoliselt vist teise käiguga ja väga kõvade pööretega.
ma oskasin koju sõita, aga see, kuidas autoga ümber käia, vaat see oli ajust kustutatud. Mingid hetked. Ma absoluutselt ei saanud aru, mis asi see on. Mida Heli kirjeldatud juhtumist arvata? Kuidas seda kõike seletada? Niisuguse küsimusega on Heli pöördunud erinevate inimeste poole. Ma alguses ei julgen seda üldse kellelegi rääkida, sellepärast, et ma mõtlesin, mind saadatakse kohe kuhugile toredasse kohta. Et siis ma otsustasin niimoodi ääri-veeri pidi pool aastat hiljem rääkida sellest nagu oma mehele. Ütlesin, et vaat niisugune asi juhtus, et mis sa asjast arvad. Ja tema siis ütles, tegelikult oli mu mees, kes ütles, et aga kirjuta Igor Volkele, et vaata, mis tema räägib sellest. Ma olen küsinud ka oma vaimsete tuttavate inimeste käest, kes tegelevad ka spirituaalsete asjadega. Ühtede inimeste arvamus oli see, et see oli dimensioonide vahelised väravad näiteks või portaal, mis läks lahti. Ja niimoodi võivad inimesed näiteks ära kaduda, et auto jääbki alles ja inimest enam ei ole, et kui ma oleks sealt väravatest, kui ma oleks sealt valgusest kuhugi edasi liikunud näiteks, siis ma oleks võinud võib-olla sattuda kuskile paralleelmaailma näiteks. Ma ei tea seda, ma ei oska seda öelda. Missugune seos on Heli juhtumil ÜRO ametnike, Suurbritannia ja Vatikani teaduste akadeemia, astrofüüsik Stephen Hawkinguga? Seos on väga lihtne. Heli juhtum on üks näide sellest, et ufod on reaalsus. Meie peade kohale ilmuvad aeg-ajalt võimsad valgusallikad, mida ei liiguta meile tuntud loodusjõud, vaid pigem maaväline mõistus. Igor Volke sõnul toimuvad selliste nähtuste ja nende esinemiskohtade uurimiseks välitööd ka käesoleval aastal. Selline Eestis mitte tunnustatud ja pseudoteaduseks peetav teadusharu nagu anomalistika liigitab nad väga selgelt kategooriasse energofoorid. Need on tundmatud valgusobjektid meie keskkonnas. Et kuna mu üks orienteeritud huvi on ufoloogia või tundmatud lendavad objektid, siis tervikuna kogumis on huvi ikkagi keskkonna mahukamate anomaalite suunas, millest siis esimene kategooria on energofoorid, teine on poltergeistid, siis on tundmatud lendavad objektid ja psühhosomaatilised. See on valdkond omaette, mis meie taevariigi ilmselt lõpu teeb väga põnevaks ja kirjuks. Aga jah, valgusnähtused, sellised mõistatuslikud intensiivsed koonused, mille valgusjõud ja tugevus on väga võimas, mis on helitud, mis keset ööd Eesti erinevates kohtades toimuvad. Ma ilmselt lisan edaspidi sinna ka mõned illustratsioonid Soome naabritelt. Mida ütlevad niisuguste nähtuste kohta sõjaväelased, näiteks raketiasjanduse spetsialistid? Polkovnik Vladimir Maistrenko on Vene Föderatsiooni kosmonautika föderatsiooni liige. Paljude aastate jooksul võttis ta osa kosmoselaevade kanderakettide ettevalmistamiseks lennuks maailmaruumi. Selle töö käigus tekkis polkovnik Maistrenkol rikkalik UFO-vaatluste arhiiv. Tänases saates aga piirdume polkovnik Maistrenko raamatus sisalduva üldisema mõttearendusega. Tuhanded kontaktid UFOdega sunnivad meid tegema järelduse. Tundmatuid lennumasinaid juhtivad olendid suhtuvad meisse kui mõistuse poolest noorematesse vendadesse. Minu arvates on saabunud aeg, mil teadusel tuleb UFO temaatikaga tegeleda täie tõsidusega. Seejuures tuleks tugineda ainult tõsiselt võetavatele faktidele ja olemasolevatele kontaktidele maavälise mõistuse esindajatega. Nõukogude Liidus eksisteeris Kaitseministeeriumi direktiiv, mis kohustas kõiki sõjaväeosi saatma UFOde vaatluste kirjeldused spetsiaalsetesse keskustesse, mis olid loodud kõikide väeliikide juurde. Jätkame Marina Popovitši kirjeldatud UFO-lugudega, millega ta esines Leningradis toimunud UFO-alasel ümarlaual.
Экипаж самолета Ан-12. Они летали ночью по кругу, и вдруг у них отказывает все оборудование. Вот вы же представляете, что все оборудование. Там есть генераторы, 4 генератора, аккумуляторы. В крайнем случае на 20 минут на чистых аккумуляторах можно лететь. А у них все отказало. Они не видят земли, очень плотная облачность. И сзади появился подсвет. Такой прожектор, который полностью высвечивал полосу. Они зашли, сели, зарулили на стоянку, подсвет закончился, и, в общем, сидят, не могут опомниться. И когда командир подъехал, начал их допрашивать, он говорит, ну вот, смотрите, все отказало. Вот двигатели работают, вот, смотрите, и ничего не работает, приборы все отказали. Но мы зашли, вот, сели нормально. Их моментально сняли с самолета, моментально в больницу привезли, с отклонениями. Вот такие вот явления наблюдаются. Поэтому отрицать то, что есть, мы не имеем права, нужно просто эти явления изучать. Üks oluline põhjus, mis ajendas lendureid Marina Popovitšile kirjutama, oligi asjaolu, et tsiviillennunduses kardeti UFO-vaatustest raporteerida oma ülemustele. Korduvalt olid põhjaliku raporti kirjutanud piloodid oma töökohtadest ilma jäänud. Vaikida aga ei tahetud ja sellepärast kirjutasid piloodid ja tüürimehed sageli Marina Popovitšile. Nõukogude armees valitses aga vastupidine olukord. Kaitseministeeriumi direktiiv kohustas kõiki väeosi UFO-vaatuste kohta raporti koostama ja saatma selle sinna, kuhu vaja. Jätkame Eestis ja Lätis nähtud UFO-lugudega. Igor Volke on oma silmaga tundmatuid lennumasinaid vaadelnud 3 korral. Esimene oli 72. aastal Põhja-Lätis Koiva jõe ääres. Suur inimeste grupp oli, meid oli seal 14 inimest ja peale keskööd siis selges tähistaevas oli näha sinusoidaalselt liikuvaid objekte, siis veel grupp punaseid, jõhvikpunaseid moodustisi kogunes, lahkus ja kogu see mäng võttis paarkümmend minutit aega, kõik inimesed olid tunnistajaks, toimus helitult. Esimene vaatlus. Teine vaatlus oli Viljandist teatrist naastes Tallinnasse, bussitäis inimesi pidasime kinni ja loomulikult ma olin kõige passiivsem vaatleja, sellepärast et särav kollakas punased objektid, mida oli paarkümmend või suurusjärgus üksteise suhtes liikusid, jättisid mulje nagu õhtuloojangu päikses korrusmaja klaassein. Aga vaatlussuund oli muidugi laevaraba ja kuna ma teadsin, et see oli Nõukogude pommituslennukite treeningu koht, siis arvasin, et on tegemist võimalik, et sõjaväe installatsiooniga ja ma suhteliselt passiivselt suhtusin sellesse. Hiljem küll leidsin isiku, kes kinnitas, et see on nende murekoht, et ei kuulu Nõukogude relvastusse, et kuulub välisvaatlejate nii-öelda kategooriasse, kes paari päeva jooksul enne õppusi või peale õppusi ilmuvad ja sooritavad oma vaatlusi. Sama ka siis merekohal ja mereobjektidel, sama kuulsin ka Paldiski mereväebaasi ohvitseridel. Ja kolmas vaatlus oli lihtne Mustamäel linnuteel öisel ajal, see oli siis 90. aastate algul Tallinna linna kohal koonla või üks pika mandlikujuline punakas oranž objekt intensiivselt liikus. Esimene moment ma arvasin, et on tegemist prožektori jäljega pilvises taevas, aga kuna pilvi oli vähe ja põhiliselt oli nagu selge tähine taevas, siis selle objekti liikumine tohutu kiiruse võimsate manöövritega üle Mustamäe uuesti Toompea kohale tagasi linna kohal ja lõpuks siis ühtlane kiire kaugenemine Soome suunas jättis ikkagi selge mulle tundmatust lendavast objektist. Cambridge'i ülikooli kosmoloogiakeskuse teadusdirektor Stephen Hawking on viimastel aastatel Briti meedias korduvalt maaväliste tsivilisatsioonide teemal sõna võtnud. Kuna matemaatiku ja kosmoloogi
mitu suurepärast raamatut on juba mõnda aega saadaval ka eesti keeles, siis võib-olla lähemat tutvustust see mees ei vajagi. Olen tema elukäiku jälginud rohkem kui 25 aasta jooksul ja julgen arvata, et 8. jaanuaril 1942 sündinud Stephen Hawkingu elulugu on üks kõige omapärasemaid ja unikaalsemaid, võib-olla isegi kogu inimkonna ajaloo jooksul. Ja kui kellelgi teist peaks mingil põhjusel suur elutüdimus peale kippuma, siis võtke raamatukogust mõni Stephen Hawkingi raamat, uurige tema ülimalt dramaatilist, õnnelikku ja huumoriküllast elulugu ning uskuge mind, teil hakkab kohe parem. There are two attitudes one can take to the results of Penrose and myself. One is that God shows how the universe began, for reasons we could not understand. At a conference on cosmology in the Vatican, the Pope told the delegates that it was okay to study the universe after it began. But they should not inquire into the beginning itself, because that was the moment of creation and the work of God. I was glad he didn't realize I had presented a paper at the conference, suggesting how the universe began. I didn't fancy the thought of being handed over to the Inquisition, like Galileo. Stephen Hawking on oluliselt avardanud meie arusaamist sellest, kuidas universum kunagi tekkis ja arenes, kuidas maailmaruum toimib ja mis sellest kõigest ükskord saab. 1960. aastatel tõestas ta matemaatiliselt, et ruumi aeg peavad saama alguse suures paugus ja lõppema mustades aukudes. Geniaalset kirjutajat Hawkingit peetakse suurimaks matemaatikuks pärast Einsteini, aga võib-olla üldse kõigi aegade suurimaks. Oktoobris 2005 paluti tal Briti televisioonis selgitada oma väidet, et küsimus, mis oli enne suurt pauku, on mõttetu. Ta vastas, et see oleks umbes sama kui küsida, mis on põhjapoolusest põhjapool. Kosmoloog Stephen Hawking on arvamusel, et maavälise aruka elu olemasolu on enam kui tõenäoline, kuid nendega suhete arendamisel tuleks olla ettevaatlik. 19. jaanuaril 2016 pöördus teadlane maailma avalikkuse poole tähelepanuväärse avaldusega. Selles öeldakse, inimkond on ristteel. Inimkonna püsima jäämine sõltub 3 suurest ohust. Tuumasõda, kliima soojenemine ja viirused. Stephen Hawkingu arvates on tõenäoline, et need riskid muutuvad lähitulevikus veelgi suuremateks. Seetõttu soovitab teadlane tegeleda senisest energilisemalt inimeste kolooniate rajamisega päikesesüsteemis. Stephen Hawking peab inimeste eluks vajalike tingimuste loomist Kuul, Marsil ja võib-olla kusagil mujal vältimatult vajalikuks. Stephen Hawking is the most famous physicist alive. The world sees him as the celebrity egghead in a wheelchair. Let's go. But he doesn't see himself as a genius. He sees himself as one of those lucky people who get paid to do what they love. It's just that his job is a little bit different from most people's. 20 years ago, Hawking said he wanted to know the mind of God. He felt he was on the brink of delivering a simple, elegant set of laws that would explain everything in our universe, and more importantly, how it arose. How can we understand the universe? Is it arbitrary, or is there a grand design? Do we still need a God? Muide, Stephen Hawking on ka Paavsti Teaduste Akadeemia liige. Mis mees on aga Michio Kaku?
1947. aastal sündinud Michio Kaku on Ameerika päritolu füüsik ja visionär. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on stringivälja teooria. New Yorgi ülikooli professor kirjeldab ühendvälja 10 või isegi 11 mõõtmelise ruumi abil. Michio Kaku on kirjutanud mitu ülipopulaarset raamatut. Ta osaleb sageli raadio- ja telesaadetes ning esineb filmides. String theorists believe those extra dimensions to be real. In fact, they seem to be all around us. String theory, in addition to the three space dimensions that we're familiar with, sideways, up and across, there are some extra dimensions. In the simplest versions of the theory, we say there are 6 extra dimensions, which we don't see directly in the physical world, but nevertheless they could be there. We don't notice the extra dimensions because they're outside our 3D universe. Some could be bigger than our 3 dimensions. Our entire universe could be sitting inside a higher dimension. We're a bit like a fish in a tank, unaware of the world outside, unaware of the extra dimensions. Today, we physicists believe that we are the fish. We spend all our lives in 3 dimensions, going forward, backward, left, right, and up and down, not realizing that there could be other dimensions, other universes, other ponds, perhaps as many as 11 dimensions in a multiverse of universes. Some people say, well, what's at the edge of the universe? Is there a wall that says the end of the universe? Do not pass go. This is it, folks. The answer is no. Think of the way Columbus handled that question. People said, Columbus, if the earth is round, then what happens when you fall off the edge? And then Columbus said, there is no edge, because you just keep on going around in a circle. So in 2 dimensions, the earth is infinite. You can spend all your time going in a circle. But in 3 dimensions, the earth is a ball. It's finite. In the same way, our universe looks infinite in 3 dimensions. You can go anywhere and there's no wall out there. But in 4 dimensions, in hyperspace, perhaps it's just a pond. Hämmastav, kuivõrd hästi on tänapäeva tippfüüsikute mõtteid aimanud astronoom Ernst Öpik. Aastakümneid tagasi inimese hingeolemuse üle mõtiskledes kirjutas maailmakuulus astronoom, et meie eksisteerimise suurimaks saladuseks on meie teadus või hing. Olles mittemateriaalne ja ilma massita, võib hing olla ajatu. Liikuda valguse kiirusega silmapilgu jooksul kosmose hiiglaslike vahemaade taha. Kas ei või see olla nii, et surematu hing võib liikuda läbi ruumi ja aja lõpmatuse pärast lahkumist inimese kehast selleks, et leida teine ja ühineda sellega? Me ei tea seda. Teadvuse või hinge loomus jääb viimaseks saladuseks, hoolimata faktist, et teadvus on meile ainus vaieldamatu reaalsus, mille kaudu me tajume maailma enda ümber. Tõenäoliselt ei ole Michio Kaku ja tema kolleegid viimast sõna ühendvälja dimensioonide paljususe kohta veel öelnud. Hetke pärast näitame teile videokatkendit, milles selgub, et ka Stephen Hawking püüab oma teooriaid edasi arendada. Nüüd aga juba maailmaruumi avarustes. Matemaatik ja kosmoloog, 3 lapse isa Stephen Hawking võtab osa treeningutest, et kohaneda kaaluta olekuga. Kosmosesse lennata kavatseb ta kohe, kui algavad kommertslennud maalähedasele orbiidile. I am confident that we will resolve these mysteries. And I think the years ahead will be a golden age of discovery. Stephen Hawking may not have single-handedly created a theory of everything,
but he's come within a whisker. He may be stuck in a wheelchair, but that hasn't stopped him being a tireless explorer. Soon the master of the universe is off on his travels again. Hawking plans to be on the first commercial flight out into space. As always, there's a reason for his adventure. I think we are acting with reckless indifference to our future on planet Earth. At the moment, we have nowhere else to go, but in the long run, the human race shouldn't have all its eggs in one basket, or on one planet. I just hope we can avoid dropping the basket until then. Tänases saates jõudsime väga põneva ja tõsiselt võetava oletuseni. Lisaks 3 mõõtmele võib ruumil olla mõõtmeid oluliselt rohkem, näiteks 11. Põhimõtteliselt pole välistatud ka nende dimensioonide vaheline liiklemine. Võib-olla see ülimalt fantastiline maailm, millest me alles hakkame aru saama, seletab hingeelu rändamise, ufode uskumatud lennud, äkki taevasse ilmuvad prožektorid ja palju muud. Tänase saate algul küsisime küsimuste küsimuse. Miks tegelevad UFO temaatikaga ÜRO mõned kõrgemad ametnikud, Suurbritannia ja Vatikani teaduste akadeemiad, maailmakuulus matemaatik ja kosmoloog Stephen Hawking ja tema tütar Lucy? Sellele küsimusele vastamiseks tsiteerin Vatikani eestkõnelejat Corrado Balducit. Üks Vatikani astronomide käsutuses olevaid observatooriume asub USA's Arizona osariigis ja on varustatud maailma parimate seadmetega. Infrapunateleskoop Lucifer võimaldab teha isegi paremaid ülesvõtteid kui maalähedasel orbiidil olev Hubble'i teleskoop. Ilmselt väärivad Vatikani kõrgete esindajate hiljutised avaldused üksikasjalikku lahtimõtestamist. Saatesarja Taevariik ufodega ühe lähituleviku saate pühendamegi suures osas Vatikani suhetele maavälise mõistusega. Juhul kui tahaksite ise sel teemal midagi küsida, siis saatke need meiliaadressidel, mis ilmuvad kohe teie ette ekraanile. Tänan tähelepanu eest ja kohtumiseni taas 2 nädala pärast Taevariigis koos ufodega.